väike tähendab niisugune ettekanne sellel teemal, et infosüsteemide analüüs ja kavandamine, mis ongi tegelikult ka selle õppekava nimi, aga oleme ka siis jõudnud faasi 3, kus on see siis on ka siis nagu sisuks. No kõigepealt niisugust asjast, millest on, kõik need slaidid on üldiselt niisugused, mida kas ühes või teises kontekstis, kas loengutes või õppekava tutvustavates materjalides ma olen näidanud, nii et midagi uut siin ei ole. Generalist, spetsialist, versatilist. Tähendab siin, et tegelased erinevad sellest, et kui sügavalt nad asja tunnevad ja kui laialt vastavat valdkonda. No ja spetsialist teab siis hästi sügavalt ja hästi kitsalt ja generalist suhteliselt pealiskaudselt ja suhteliselt laialt. No võiks öelda nii, et kui neid siin nüüd nii-öelda püüda väga lühidalt iseloomustada, et spetsialist teab kõike mitte millestki lõppkokkuvõttes ja generalist teab siis jällegi mitte midagi peaaegu kõigest. Ja siia kuhugi vahepeale jääb siis versatilist, kes miskisugust asja teaks väga hästi. Ja ma paneksin siia selle arhitekti, sest teilt me eeldame, et te seda probleemvaldkonda, millega te nagu põhiliselt olete tegelenud, teate küllalt hästi, aga nii-öelda muudes asjades olete juba ka jõudnud nii-öelda üht-teist teada saada. Nii et niisugune, et kellega meil on tegemist ja seega siis nagu määrab ära selle, kuidas me sellest stuudiumist üleüldse ja ka antud kursusest aru saame, eks ole. Ja siin hirmsaid sügavusi me ei suuda nii-öelda arhitektuuris infosüsteemide loomises saavutada, küll aga küllaltki laias diapasoonis. No ja veel üks tuntud pildikene, tähendab, see on siis Simon Sineki kuldring, eks ole. No kõigepealt on, miks me siin millegiga tegeleme, meie puhul siis on see siis innovatsioon, vajadus ettevõtet muuta, ehk teiste sõnadega meil on mingisugune arukas idee, mida me tahame realiseerida. Teiseks on siis mida teha, tähendab, ja siin oleme siis nagu parajasti siis oma äriarhitektuuriga tahame teha mudeleid sellele loodavale infosüsteemile. No ja lõpuks on siis ka kuidas, tähendab, need on siis nii-öelda rakenduse loomine, koodi kirjutamine, kood ise, mis siis realiseerib siis neid arhitektuurseid mudeleid ja suudab saavutada neid ideid. No ja selle application development'i, rakenduste loomise ma olen teinud halliks, teised kaks on punased. No mis viitab sellele siis, et sellega me üldiselt nagu ei tegele, tarkvara inseneeria, tarkvara tehnika kursus meil oli, kus me seda ka vaatasime nii-öelda suhteliselt kõrgelt, aga natuke vaatasime, aga nii-öelda koodi kirjutamist see antud stuudium ei sisalda. Nüüd siis ärivõimekused on siis nii selle stuudiumi antud kursuse kui ka siis faas 3 nii-öelda siis põhiosa. Nad siis üldiselt on siis niisugused ehituskivikesed, kes võivad määrata siis tooted ja teenused, mida ettevõte osutab. Peale selle siis nad on kindlasti niisugune keel, mida siis võivad vallata nii äriinimesed kui ka infotehnoloogid, ühed, kes siis mõtlevad ideid välja ja teised, kes peavad siis need lõpuks koodi panema. Et see on siis teatav niisugune ühine keel ja nii-öelda võimalus saavutada silda nii-öelda üldiste strateegiliste põhimõtete ja selle elluviimise vahel. Nüüd on siis
slaid numbriga 1, tähendab see 1 tähendab, et kusagil tuleb ka mõni suurem number sellest sarjast. Et on mingi väärtusvoog ja seda väärtusvoogu siis me saame siis nii-öelda realiseerida läbi teatavate võimekuste. Siin on näiteks need toodud, millised need on ja mis on see väärtusvoog pole oluline, aga kindlasti on oluline see, et väärtusvoog annab väärtuse nii-öelda kliendile, kas siis sise- või väliskliendile. Nüüd neid väärtusvooge siis võib olla siis mitu. Väärtusvoog 2 ja võib-olla ka siis kuni väärtusvoog 4 või 10 või mis iganes number. Ja kokkuvõttes nimetatakse siis, see ei ole küll päris kõikide poolt armastatud definitsioon, aga seda väärtusvoogude nii-öelda hulka, mis ettevõtte kohta käivad, siis võib nimetada ka väärtusahelaks. Kusjuures siin peab olema ettevaatlik selles mõttes, et mõnikord pannakse see väärtusvoo ja väärtusahela vahele peaaegu võrdusmärk, nii et ühesõnaga peab alati vaatama, missuguse definitsiooniga on tegemist, aga üks suhteliselt mõistlik interpretatsioon on niisugune. Nüüd siin on siis meil olulised mitmesugused kujutised. Kõigepealt, kui meil on siis need väärtusahel, mis siis koosnes mitmesugustest väärtusvoogudest, mida me igat ühte nendest saime iseloomustada teatavate võimekustega. Kui me siis nüüd need kõik kokku võtame, siis me saaksime siis antud ettevõtte võimekuse mudeli. Nii et ühesõnaga regulaarne viis selle ettevõtte võimekuste mudeli saamiseks on nii, et me kõik olulised väärtusvood joonistame välja, vaatame, missugused on nende võimekused ja siis võtame selle pildi kokku. Aga on ka mingisuguseid teisi variante, näiteks kasutada mingeid malle ja mida sisaldab ka muide pitspokkaid, ühesõnaga niisugused variandid on ka olemas. Nüüd, kui meil on see võimekuste mudel olemas, siis me nii-öelda võime siit ka minna nii-öelda ärifunktsioonidele, nii et võimekused on siis kontseptuaalsel tasemel ja ärifunktsioonid realiseerivad neid võimekusi loogilisel tasandil. Ja nii-öelda veel konkreetsemalt siis siin on siis seos siis äriprotsessidega. Ja nii-öelda põhimõtteliselt võib-olla ka nii-öelda siis terve selle äriarhitektuuri teadmusbaasiga. Ja see heledamkollane osa on siis selle teadmusbaasi tuum. Ka mis koosneb mitmetest elementidest, siis need esialgu, kui me nii teeme, nagu ma näitasin, siis on väärtusvood ja võimekused on meil olemas, aga peale selle on väga olulised ka siis info ja ka organisatsioon, mis seda võib siis ellu viia. Ja nüüd, kui me siis neid äriprotsesse veel eraldi vaatame, siis nii-öelda äriprotsessid realiseeritakse rakendustega. Rakendused toetuvad teatavale infrastruktuurile nii-öelda ja siis võib siin minna komponentideni ja nõnda edasi välja. Meie stuudium üldiselt siis jääb sellele pildi mõttes ülemisele nivoole pidama, nii et me äriprotsessidest reeglina allapoole suurt ei lähe. Tähendab, ei ole muidugi välistatud, et keegi tahab ka rakendusi oma magistritöös vaadata, aga see üldiselt on rohkem erand. Ja näete, siis ma selle lõpuks värvisin selle business process and applications, selle rakenduste värgi pealkirjana, slaidi pealkirjana nimetasin, tegin ka halliks, et rõhutada seda, et see nagu ei ole nagu see, mis nii väga asjasse puutub. Nüüd oleme jõudnud slaidile number 2 sellest seeriast, et algasime siis sellega, mis siin praegu näha on.
ja lõpetame siis sellega, et meil on äriprotsessid, et niisugune on üks niisugune tüüpiline. Jällegi vaadake, magistritöös ei ole, tähendab mitte midagi niisugust, mida te peate täpselt nii tegema. Targad noored inimesed eeldatavasti juba tunnete nii oma valdkonda kui ka äriarhitektuuri ja teate, kuidas teha. Nii et ühesõnaga siin nagu niisugust asja, et nii peab olema, niisugust asja pole olemas. Nüüd, kui sellele samale ärimudel alates eesmärkidest peale vaadata, siis siin võib vaadata mitmesuguseid kihte, võimekused, protsessid, neid me vaatasime, siis rakendused, nüüd informatsioon, inimesed ja võib-olla veel mingisuguseid kihte. Ja no üldiselt siis nagu niisugune see ärivõimekuste kiht on siis meie stuudiumi ja ka antud töö puhul on siis niisugune põhiline. Ja vaadake nüüd, kui me alustasime nende goal'ide tulemuse eesmärkide saamist SWOT-ist ja siis täpsustasime neid siis tegevuseesmärkide objectivitega läbi tasakaalustatud tulemuskaardi, siis nüüd, kui me oleme võimekused kätte saanud, siis me tahaksime ühesõnaga vaadata siis neid meie juba läbi käidud mõisted, minna nende juurde tagasi ja vaadata neid just võimekuste peal. Et meil oli mingi strateegiline eesmärk ja vot mida see siis võimekuste keeles tähendab selle realiseerimine. See siis ühtlasi tähendab ka muude asjade hulgas seda, et me võime võimekuste kaarti teataval viisil värvida ja need punane siis oli siis see, mis viitas sellele, et on midagi katki. Vaadake, ja nüüd üks niisugune probleem võib olla selles, et paljudel juhtudel või vähemalt mõningatel juhtudel tehakse kas korporatiivset ettevõttele teatavat magistritööd või siis ühesõnaga tehakse mingisugust selle suurema ettevõtte mingisugusele osale. Ja nüüd vaadake, meie lõppülesanne on infosüsteemi disain, mis seisneb kõigepealt siis võimekuste saamisel ja võimekustest siis ka äriprotsessid, mis on siis juba päris üksüheselt seotud rakendustega. Aga nüüd võib juhtuda näiteks, et me mingisugusele osale nendest võimekustest ei pääse, tähendab, eriti ligi. Ma siin naljaviluks ühele tõmbasin siin punase ringi ümber, et eeldame, et näiteks nendele me ligi ei pääse, aga mis me siis teha saame, eks ole, me tahaksime seda infosüsteemi ikkagi teha. Ja vaadake, nüüd tuleb siis välja mõelda, et kui nüüd tuletada loengu näiteid seal meelde, eks ole, et kui meil on vaja, et jalgpallur kiiresti jookseb, aga ta nii väga kiiresti ei jookse, siis missuguste võimekustega seda oleks võimalik kompenseerida, kui on üldse võimalik. Või siis tulla siis selle juurde, et niisugust asja teha nagu ei saa. Aga nii et üldiselt võib ka siis seda silmas pidada, et vaatamata sellele, et näiteks, et siin on siis investment strategy management on nagu punane antud kontekstis, siis et võib olla, et seda komponenti infosüsteemist me muuta ei saa. Et ühesõnaga sellele vajalik funktsionaalsus tuleb siis kuidagi teistmoodi realiseerida, nii et niisugune variant on ka olemas, mida silmas pidada. Nüüd peaaegu lõpetuseks tähendab ühesõnaga seda pilti ma olen ka näidanud palju kordi, ma ei tea, kas just teile olen näidanud. Siin on siis IAM õppekava õppejõud kogunenud mingisuguseks tegevuseks.
Ja kui nüüd see lina siit eraldada, siis selgub, et ühesõnaga, et see piinapingile on siis pandud siis magistrant. Noh, päris nii-öelda sõna-sõnalt seda ärge võtke, aga tähendab, aga mida see pildikene tahab teile öelda, on see, et midagi kerget, midagi mööda minnes arhitektiks saamisel ei ole olemas. Tähendab, see on raske, higi, kas just verd on vaja valada, see on nüüd iseasi, aga higi kindlasti ja kergelt seda ei saavuta. Nii et ühesõnaga valmistage seda ette, et mingisuguseid imesid ei ole, mis teid arhitektiks teevad. No ma räägin teile ka naljavilluks ühe ka jutu, mida ma olen palju kordi rääkinud. Kunagi andsin ka EBS-is loenguid. No EBS-i maja on SEB pangamajale lähedal, nii et noh, nii ta siis juhtus. Ja siis räägin, et loengul, et vaadake, mul on üks hea PDF raamat. Et kuigi seda noh, nagu otseselt eksamil teil seda materjali te ei pea valdama, aga ma soovitaksin seda sirvida, see teile noh, nagu annab üht-teist juurde selle stuudiumi, selle kursuse mõistmiseks. Esimeses reas istus kena blond poiss siniste silmadega, silmad läksid suureks nagu alustassid. Ütles, et nüüd ma ei saa enam millestki aru, aga me ju maksame. No tõepoolest, eks ole, kui ma lähen saiapoodi, maksan, siis ma ei pea teadma midagi sellest, kuidas seda nisu külvatakse ja lõigatakse ja mismoodi jahu tehakse ja nõnda edasi, maksan saia eest ja ongi kõik, eks ole. Ja noh, niimoodi siis sai see noormees ka aru, et kuulge, ma olen õppemaksu maksnud, ja tulen kooli, aga nüüd edasi leis, see on sinu probleem, kuidas ma targaks saan. Vaadake, niisugune see mõtteviisi visake kohe minema, tähendab, ühesõnaga ainukene, kes teid targaks teeb, olete te ise, eks ole. No ja siis veel, eks ole, siis noh, niisugune tuntud fraas siia lõpetuseks, et musklihiiglased on kindlaks teinud, et muskel kasvab ainult siis, kui trennis on valus. Ja muide, meie oleme siis nagu trennime, nii et ühesõnaga natuke valus peab olema ja see oleks siis kõik.